Tere tulemast kuulama Kodutütarde ja noorte kotkaste podcasti Alati valmis. Siin podcastis räägime me kodutütarde ja noorte kotkaste tegemistest, kogemustest ja üldse organisatsiooni väärtustest. Et natukene rohkem anda aimu, mis see organisatsioon üldse on ja mis siin lähemalt toimub. Meil käivad külas erinevad külalised, nii noored kui noortejuhid, täiskasvanud kui ka alles noorliikmed. Seekord oleme me tulnud Alutagusele noortele külla ja minuga siin on Artimi ja Marju ja nendega koos räägimegi natukene lähemalt, mis nad siin üldse teevad nii-öelda organisatsioonis, mis on erinevad toimetused, erinevad väljaõpped, laagrid ja miks nad üldse liikmed on. Tere teile! Tere! Marju, räägi natukene lähemalt, kes sa üldse oled, kaua sa liige oled olnud? No, ma kuulun Alutaguse Maleva Narva rühma ja ma käin umbes 5 aastat, ma mõtlen kodutütarde organisatsiooni. Ja selle 5 aasta jooksul, kui vana sa praegu oled? Kui vana sa praegu oled? Ma olen 14. 14. Ehk siis tulid suhteliselt noorelt ikka liikmeks, on ju? Ja siiamaani on meeldinud? Okei, väga tore. Ja Artimi, sina endast? No, ma olen Artemi, ma käin noortekotkasse juba 3 aastat. Praegu ma olen 16 aastat vana. Ma olen sargipealik, Charlie rühma. Ja alustan käia 3 aastat tagasi. Ehk siis sina tulid juba, kui sa olid vanem? No kui ma tulin, ma olin inimene, kes, ma tean, mida ma tahan. Ja ma ei ole väike laps, ma olen juba natuke suur. Juba nooruk nii-öelda täiskasvanud praegu? No, jaa. Aga miks sa üldse tulid noor kotkastesse 3 aastat tagasi? Ma tulin, sest ma istusin kodus ja väga palju mängisin, vaatasin erinevad filmid ja tahaksin kaitseväe midagi teha. Tahan see teema. Ja mulle ise ütles, et on organisatsioon Narvas, on noored kotkad ja sa võid proovida käia. Ma proovisin ja mulle meeldis. Nii et isa üldse leidis üldse, et on olemas noored kotkad? Ja. Isa ütles, et proovi. Ma mõtlesin, ma ei taha, no ma proovisin ja mulle meeldis. Väga tore, väga vahva, et niimoodi isa justkui leidis ja siis sa said aru, et tuled ja proovid ja vaatad ja meeldis. Väga hästi. Marju, kuidas sulle siiamaani praegu meeldinud on? Kas pigem on olnud põnev? Mis tegevusi sa teinud oled selle 5 aasta jooksul? No, olid meil palju laagrid ja matku. Kas sulle pigem meeldivad sellised välilaagrid või pigem meeldivad sulle siselaagrid? Välilaagrid. Ja lihtsalt olid palju meeskonnatööd. Meil on ka meil suvel laagrites sõidavad küla meie NATO liitlased. Ja nad ka, neil on mingid tegevused meile, ja nad ka sõidavad tehnikaga, et me saame lähedalt näha ja lihtsalt jutustavad, mis meil on. Nii et see suvelaager ka olid erinevad tehnikad olid olemas ja saite vaadata neid. Mis veel sellel aasta suvelaagris toimus? Kui selline, missugune on selline tavaline teie suvelaager? No mulle praegu ei meeldi, et meil oli nagu takistusrada laagris. See oli väga põnev. Mis te tegite? Mis seal takistusrajal põnevat oli? Mis seal erinevad need tegevused olid? Siin lihtsalt oli vaja palju joosta. Lihtsalt ja mida oli? Ei meeldi. Laagrites on hästi oluline toit ka, on ju. Artimi, kuidas laagrites teil toit on? Toit on maitseb, mulle meeldib. Meeldib? Yeah. Mis tavaliselt laagrites süüa saate?
mis toit on laagris? Jaa. No erinevalt kotletid, kartul on, makaronid on, salatit on maitseb. Kas makaronid hakklihaga ka on? Jah. On. See on tavaliselt minu arust alati hitt noorte seas, need makaronid hakklihaga ja siis ketšupit peale panna. Ja salat. Okei, väga tore. Marju, sina käisid ka linnalaagris nüüd alles. Kuidas meeldis? Räägi sellest natuke lähemalt. Väga meeldis, sest me käisime palju muuseumides, mul väga oli põnev Protos ja Vabaõhumuuseumis. Väga nad jäi meelde mulle. Lihtsalt olid toredad inimesed, ma tutvusin, mul on paar sõpru sellest laagrist. Mida oli sõnum öelda? Kas oli uhke tunne ka vormis käia niimoodi Tallinnas, linnas ringi liikuda? Kas inimesi vaatas teid ka? Jah, aga mul on ükskõik, ma mõtlen, et olin vormis ja et see sinu jaoks tavaline asi selles suhtes, et sinu jaoks ei ole erinev võib-olla nende inimeste jaoks, kes võib-olla kunagi pole vormis näinud nii-öelda, eriti just kodutöötajate vormist, kui räägime pidulikust vormist, et võib-olla nende jaoks see oli midagi teistsugust. Aga sinu jaoks on see tavaline seda vormi kanda? Sulle meeldib tütarde vorm? Seda on väga hea meel kuulda. Seda on tore, on ju. Okei. Mis laagrid teil veel on, Artimi? Natuke laagrite teemal on, mis laagrid teil veel on? Meil on prantsused, inglased, meie liitlased. Liitlased käivad laagrites? Ja. See on nagu tavaline nii-öelda, et teil liitlased on laagris. Mis liitlased teevad tavaliselt? Nad räägivad, et mis tehnika temal on, mis, ma ei tea, mis relvad, mis kasutavad nad. Tutvume, räägime. Nad räägivad, ma ei tea prantsuse keele ja ma kasutan Google Translate, me räägime ja... Aga nad saavad inglise keelt ja see on lihtne rääkida neiga. Kui sa tahad rääkida, sa võid rääkida, sa võid kasutada ja Google Translate. Mis veel teil tavaliselt laagrites on? Kui te peaks ise praegu näiteks laagri korraldama, siis mis on need põhiasjad, mis nagu on tavapärane, mis teie laagrites toimub? Varem ärkada. Nii, mis kell ärgata siis? Ma ei tea, umbes kell 8. 7 ka. Umbes 8, kui... kell 7-8. On mõnikord, kui väsisime kell 9. Mõnikord on, jah. Teile meeldib vara ärgata, ma saan aru. Okei, mis veel? Mis seal laagris veel tavaliselt võiks olla? Teil tavalised laagrid? Teisel päeval meil on tavaliselt matk. Jalutame ja orienteerime ja jalutame metsas oma mõiskonna. Oma telkipartnjöre. Ja erinevalt kursused on. Näiteks esmaabi laagris on droonid, kuidas on simulaatorid või tavaliselt droonid, kuidas on vaja kasutada droonid. Mängime erinevalt mõiskonna mängijad. Mis veel on? Kas teil õhtul ka midagi toimub? Õhtul meil on disko. Disko? Disko on see ka tavaline? Meil on disko. Disko on väga tihti ja disko on väga hea. Okei, mis teie lemmik siuke? Tavaliselt mingites laagrites on selline disko nagu mingi põhilaul, mis kõigile meeldib. Mis näiteks sellel suvelaagril näiteks oli see põhilaul, mida mitu korda lasti? Oh my god. Väga raske küsimus, ma tean, aga mis on praegu see põhilaul, mida diskol võiks lasta? Artimi võib ka öelda, kui sa näiteks läheksid praegu, siis mis see põhilaul oleks? Liiga raske küsimus.
ju siis on palju häid laule praegu. On nii, okei, väga hästi. Ehk siis siuke nagu põnev disko on teil erinevate lauludega, sest mingites laagrites, ma tean, kus mina olen ise ka käinud, sest ma olin ise ka kodutütar, siis alati mingis laagris tuli mingi laul justkui esile. Ükskord näiteks esimeses Spektri laagris, ma ei tea, kas te mäletate, seda laul oli Rulli, rulli. Ma mäletan. Ja see käis kogu aeg, hommikul, lõunal, õhtul, kogu aeg käis see Rulli, rulli laul. Okei, ehk siis teie selline põhiline laager või tavaline laager, mis teil on selline pigem varem ärkamine, on ju. Siis teisel päeval tavaliselt on selline matk ja orienteerumine, siis on mingid tegevuspunktid, esmaabi näiteks, mis te tõite välja ja õhtuti on disko. No pärast me ärkasime ja meil on veel, me jookseme, me teeme midagi füüsilised harjutused. No sest kes käib noortekotkas, et ta peab tark ja füüsiline ka hea vorm. Nii et teie tavalistes laagrites on ka selline hommikune justkui nagu ikkagi nagu võimlemine, nagu mitte lihtsalt natuke venitamine, vaid ikkagi me jookseme. Või käte kõverdused ka teeme, no erinevalt harjutused, füüsilised harjutused, jah. Okei, no see on vaja, jah. No muidugi, ma olen täiesti nõus, seda on vaja. Okei, sellised põnevad asjad juba tulid välja, mis teil tavalistes laagrites on. Aga mis te õppinud olete, kui te praegu näiteks mina, kes ma näiteks ei ole praegu kodutütar noorkotkas, siis mida ma ütleksin enda sõbrale, et mida sa õpid, mis see organisatsioon annab sulle, mida sa õpid sellest? Me õpime, no... Esiteks meeskonnatööd. Ja, see on ka. Õpime esmaabi, et praktikas teeme teoorias, istume klassis, õpime see klassis looduses kuskil metsas, teeme praktika, meil on orienteerimine, see on oluline. Erinevates olukordades tegutsemis kaardis, kuidas vaja käia. Elementaarne, kuidas telk panna. Ja looduses, kuidas hakkama saada. No, nii, jah. Kas teil on mingid sõpru või tuttavaid ka, kes näiteks ei ole kodutöötajad ja noorkotkad? Kas te näete mingit erinevust ka sellest, et teie, kui te olete liikmed, siis teil on need oskused, mis te just ütlesite ka, ja nendel, kes ei ole ja neil näiteks ei ole neid. Kas te näete seda? No nii, kuidas seda näha siis on? See on, jah. Näiteks te võite mingi näite ka tuua, kus teie olete saanud midagi teha, sest teie seda juba teate, aga näiteks teie sõber ei ole seda osanud. Olgu see kas või esmaabi või metsas hakkama saamine või mis iganes. Oli, et kõik meie klass, me käisime mere ääres ja oli vaja lõike teha, aga keegi ei teinud, kuidas seda teha. Ja ma aitasin. See on väga hea, et mul oli selline oskus. Ehk siis sina olid see, kes tegi selle lõkke üles ja õpetas teisi ka. Okei, väga hästi. Näed, ikka tuleb kasuks organisatsiooni liikme olemine on ja päris elus ka, mitte ainult organisatsioonis. Artemi, aga mis sulle see organisatsioonis olemine andnud on, sest sina oled olnud on ju 3 aastat ja pigem oled olnud, kui sa oled nüüd vanem olnud. Et ei tulnud siis, kui organisatsioon juba sai liituma 7-aastaselt, vaid et sa olid siis 13, on ju. Et mis sa tunned, mis see sulle andnud on? Mis mul on oskused? Yeah. No, ma tean, kuidas vaja kaart kasutada. See on mulle veel 2 aastat tagasi, mulle ei meeldis see, no, sest ma ei sain aru. Pärast ma õppisin ja meil oli teooria klassis, ma õpime see ja nüüd ma tean, kuidas see vaja. Ja võistluses see on suur pluss, kui sa tead, kuidas vaja kaart kasutada, kui on patrullivõistlus, kus on kaart ja kaartis on punktid ja sulle vaja käia ja kasutada ainult kaarti. Vot nii. Esmaabi see on ka hea oskus, sest on palju inimesed, kes ei tea, kuidas see vaja teha, kuidas on, ja kes ei tea, mis on... Kuidas lihtsalt aidata inimestele. Ja kuidas aidata. Ja
kuidas telik panna, see on ka vaja, kui sa tahad jalutada metsas või peres sa jalutad või sõbradega ja sa tahad jalutada metsas, puhata. Nad ei tea, kuidas vaja telik panna, sa tead, sa panid telik ja sa oled kangelane. Jaa, olen nõus. Sa ütlesid, et patrullvõistlusi ka oled osalenud, siis räägi natukene, missugused teie nagu need patrullvõistlused on? Patrullvõistlused talvikutkas on Narvas patrullvõistlused. Nad on veebruaris, see patrullvõistlused ja seal on narvalased, Narva noortekotkas ja Ihve noortekotkas veel sõidab ja Sinamäe noortekotkas ka sõidavad. Ja meil on see, see on huvitav võistlus, sest see on talvel, on külm ja vaja kõik kiiremini teha. Mis need tavalised nagu kontrollpunktid seal on? Sa käib, sul on kaart ja sa käid ja sul on kõik punktid on kaartis. Aga mis punktid tavaliselt on? Laskmine. Ja laskmine on, ma mäletan, et oli pääste, kus oli vaja päästega ja koos... Kõik oli jää peal, just kui teil oli vaja päästa teda? Ei, see oli natuke erinevad. See on teine asja. Päästega me tegime, nad küsivad, mis on päästes. See oli haritus politseinikuga, oli haritus... Sa mäletad, mis oli haritus politseinikuga? Ma mäletan, et oli politseinikuga ka. Ma ei mäleta, see oli... Ei mäleta, ma ei tea, miks. Ehk siis teil on nagu ma aru saan, siis teil on väga palju laagrid, kus tegelikult tulebki politsei, tuleb pääste, tulevad teised on ju partnerid, et teil on väga palju selliseid laagrid, kus tuleb ka väljaspoolt inimesi toimetama. Okei, väga põnev. Aga mis teie vanemad arvavad sellest, et te olete kodutütardes ja noortes kotkastes? Minu vanemad, nad on nõus, et ma käin, nõus, sest ma käin noorte kotkasse. Nad räägivad mulle tubli, et sa õpid midagi uus, et see sulle meeldib. Suvel praegu ma ei käi nii tihti, sest ma töötan ja ma alustan varsti juba õppida ja vaja midagi teha. Ja vot nii. Minu vanemad, nad räägivad, ja tubli, et sa käid, et sa oled selgi pealik. Sa oled, sul on oma rühm ja ma aitan instruktorile, kui on vaja. Vot nii. Aga mis sa tavaliselt enda rühmaga teed? Mida ma teen nagu selgi pealik? Jah. Kui on vaja informatsioon Rühmale saada. Ja rühmale saada ja rühma pealik ei või, siis teeb see salgi pealik. Salgi pealik teeb, ta aitab rühma pealiku, ta on, Mis sa veel teed salga pealikuna? Kui on lagris või võistluses, ta võib aidata ja ta teeb natuke rohkem kui tavaliselt noorte kotkas. Ta on, ma ei tea, kuidas see öelda õigesti. Ta nagu rohkem vastutab äkki? Ja ta läheb ja kõik lähevad. Okei, ehk siis sa oled nagu juht selles suhtes? Nagu, Okei. Meeldib sulle salga pealik olemine? Kui ma alustan, oli raske. Miks raske oli? Oli raske, sest ma olen tavaline noorte kotkas ja oli raske midagi käskid räägida, midagi... Nagu juhtida teisi. Ja oma töö teha oli raske ja pärast ma alustan juba rohkem teha, praktikas olema ja praegu see tavaline asja. See ei ole nii raske, kui ma mõtlesin.
Ehk siis vajas lihtsalt aega. Et saad aru, mis su vaja veel ülesanne on. natuke vaadata, kui sa oled sälgipealik, sa vaatad, kuidas see töötab, sa võid rääkida teisega sälgipealikuga ja praktikast rohkem vaja. Nii et teil neid salgapealikke on palju siin, ma saan aru. Sest ma tean, et mingites malevates näiteks ei ole üldse salgapealik, et teil on see pigem tavaline, on ju? Jaa. Meil on sälgipealik ja sälgipealiku abi. Okei. Sul on abi ka, on ju siis? Mul on abi, ja. Mis su abi siis teeb? Abi teeb, kui ma ei või midagi teha või kui ma sõidan kuhugi, siis abi teeb minu töö. Okei, ehk siis ta ongi sinu abi, on ju? Ta aitab mulle, ma aitan rühmapealiku või instruktorile sälgipealiku abi, aitab sälgipealiku, kui on vaja. Aga kuidas sind valiti? Kuidas sa salgapealikuks said? Sälgipealiku rühm valivad. Rühm valis sind? Jaa. Minu valisid rühm, ma valisin sälgipealiku abi. Aga miks sa arvad, miks rühm sind valis? Ma ei tea, sest võib-olla ma olen vastutustundlik. Jaa, ma olen vana, ma olen inimene, kes teeb natuke rohkem. Ma mõtlen, nad räägivad mulle see ka. Ma valisin sälgipealiku abi, sest ta oli minu hea sõber ja ta käib noortekotkas juba 2 aastat ja ta teab ka palju, ma mõtlen. Ta teab natuke rohkem kui mina. Aga ma käin 3 aastat. Okei. Ja, ma valisin sälgipealiku abi. Marju, kuidas sinu vanemad suhtuvad sellesse, et sa oled kodutütar? Väga hea, et minu ema soovitas mulle liituda kodutütarde ja isa ka oli nõus, et ma käin kodutütarde. Ja kui palju sina osa võtad erinevatest tegevustest, mida kodutütred pakuvad? Ma olen salgajuht juba 2 aasta. Te olete väga tublid mõlemad. Mis sina salgajuhina teed siis? See on ka samuti kui salgapealik. Lihtsalt mul on vaja olla julged, vastutustundlik, et mul on vaja, et ma saan töötada teistega inimestega, meeskonnatööd. See on väga vajalik. Palju sul rühmas noori on? 13. Päris palju siis on ju. Kuidas sulle meeldib salgajuht? Väga, mul on ka salgajuhi abi ja kui on mingi probleem, ta aitab. Ja sind samamoodi siis rühm valis sind salgajuhiks? Ja miks sa arvad, miks sind valite? Sest tüdrukud, nad teadsid mind, sest ma eelmisel aastal ma olin juba ka salgajuht ja praegu ma olen 2 aastat ja lihtsalt, et nad teadsid mind, meil on hea connect ja lihtsalt, et me oleme sõbrad. Okei. Aga mis sulle on õpetanud see, et sa salgajuht oled? Mis sa õppinud oled selle käigus? Kas on mingi oskus või mingi juhtimisoskus või vastutuse võtmisoskus, mingi asi, mis sa tunned, et just see on aidanud selle puhul? Jah, see on... Kõikidel salgipealiku on oskus, et nad võivad käsku anda õigesti. Kuidas on õigesti käsu andmine? Kui inimene ei taha seda teha, see on minu arvamus. On vaja, et see oli korrektne. Ja mõnikord ma teen ise ja nad vaatavad, kuidas ma teen see. Ja pärast nad teevad ka. Ehk siis näitad ette, kuidas käib? Salgipealik on, rühmapealik, salgipealik, see on nagu kaitseväes sersant. Ta on sõduriga koos ja ma olen oma poisiga, ta on oma tütruga koos. Ja me teeme esimene, pärast teevad nad. Ma mõtlen, et see on nii. Ja ma arvan, et see on täitsa, võikski nii olla. Et te teete koos, mitte teie ei käse nii-öelda, vaid üheskoos meeskonnana. Aga kas teil laagrid ja asjad toimuvad koos tütardel ja poistel?
Teete koos kõiki asju. Kas teie oma rühmas omavahel teete ka asju koos? Või pigem toimetate omaette? No mõnikord teeme, jah. Me oleme väga palju laagritest ka juba rääkinud, aga kui me võtame laagritest välja, on see laagriväline just kogu aeg, et kui laagrid ei ole, siis on ju koondused. Kas teil koondusi ka toimub, Marju? Ja väga tihti. Mis te seal koondustel tavaliselt teete? No, meil oli esmaabi teema veel droonid. Me proovisime, lihtsalt tutvusime drooni. Artemi, teil ka koondused on ju toimuvad. Kuidas teie nagu poistele see droonimaailm meeldib? Nüüd on see tulnud tugevamalt on ju sisse, kuidas teile meeldib see? Droonid? Yeah. No, poistele droonid meeldib, sest see on midagi uus. Droonid alustavad kasutada, kuidas me mäletame 2 aastat või 3 aastat tagasi. See on uus ja temale meeldib. Mulle droonid, ma ei tea, nii ja naa. See on raske asi, see vaja õppida palju, ma mõtlen, see on raske. Kuidas see vaja kasutada, no sa mängid nagu PlayStationi, see on raske, droonid, raske jah. Aga kuidas, kas minu poisidele on meeldib, see on uus. Mulle ka meeldib, no mulle see on raskem kui tema. Aga järke ka õpite koondustel? Meil on järgi laager. Järgu laager on osa? Ja. Kas teil on nagu koos tüdrukud poisid või teil on eraldi? Ei, eraldi. Ehk siis teil ongi sellised laagrid, kus ongi väga konkreetne teema? Ja, on järg ja erinevalt rühmad. Üks rühm on... Meil on praegu uus süsteem, et esimene järg see on kõigi... Just, muutus ümber just. Ja, oli 6 järg, oli kõige vähem. Aga praegu on esimene järg kõige vähem. On esimene rühm, seal on esimene järg, teine rühm on teine järg, kolmas rühm on kolmas järg ja 4. rühm, see on 4. järg ja veel 5 ja 6 ei ole. Sest see vaja eraldi kirjutada eksam, sest see on suur töö. Seal on praktikas sulle vaja laager teha, sulle vaja kõik ja see on raske. Aga kolmas järg on ka raske, no kolmas järg sa võid teha 1 või 2 päeva, sa võid kirjutada eksam. Aga mis järg sul endal on? Kui vana süsteemi vaadata, siis kolmas, aga kui uus süsteemi vaadata, siis on ka kolmas? Jah, et sa oled täpselt seal keskel. Kas sina tahaksid saada siis seda kõige kõrgemat järku ka? Ja ma mõtlen, ma tahan seda teha. Ma mõtlen sügisel, kui ma sõidan, sügisel ma mõtlen teha või talvel vahel. Okei. Mis järg sinul, Marju on? Ka kolmas. Okei, ja sina tahad ka jõuda sinna kõige kõrgema 6. tasemele? Väga tore. Ma jään väga ootama siis, et te jõuaksite sinna. Sest see on tõesti nagu, see on raske. See on suur töö, see vaja teha palju aega. See ei ole 1 või 2 päev. See oli suur töö ja vaja palju teha, nagu mina ütlesin. Laager vaja teha esimeses, ma ei mäleta, mis järg. Ma mäletan, et 5. või 6. Ja vaja on üks ülesanne, kus vaja kõik öösel laagris magada ei ole matkal, tavaliselt looduses. See on haritus ka. Vot see on 2 laagri ja vaja magada ei ole matkal. Okei. Ehk siis, aga te mõlemad, ma saan aru, tahate jõuda sinna kõige kõrgema järgmine. Sinul on natukene juba kiirem, sest sa oled juba 16, on ju? Aga jõuab ilusti? See on suur noortekotkuse elus on suur etapp, kui sa tahad edasi. See on nagu karjääri suurem lähed. Aga mis sa karjääri mõistes üldse mõtled selles osas, et praegu sa käid on ju koolis, aga kui kool saab lõpetatud, siis mis sa teha tahaksid üldse tulevikus? Ma lõpetasin põhikooli. Aga nüüd lähed gümnaasiumisse või kutsekooli? Ei, ma sõidan Tartusse kutsekooli. Okei, mis sa õpid seal?
mehhatroonika. Okei, väga põnev. Nii, ehk siis sinu tulevik on seotud on ju sellega praegu, sulle meeldib see fookus. Marju, kuidas sul on veel aega on ju ka natukene, aga kuidas sinu näed enda tulevikku? Kas see on seotud ka kuidagi organisatsiooniga või pigem ka midagi teistsugust? Ma mõtlen, ma tahan olla piirivalvena mingi selline. Väga põnev. Ma mõtlen ka. Piirivalve? Või kaitseväe võib-olla. Ma ei tea. Vaatame. Te olete nii noored ka, te jõuate veel väga palju mõelda ka on ju, mida teha ja mida mitte teha. Aga kas te näete tulevikus ka, et tahaksite ise näiteks ollagi rühmapealik või rühmavanem täitsa? No võib proovida jah. Veel 2 või 3 aastat pärast proovime. Ja tahate nii-öelda siin Alutagusel toimetada, no sina lähed nüüd Tartusse, aga jääd Alutagusega seotuks, ma saan ikka aina aru. Väga tore ja sina ka Marju selles suhtes jääd ikkagi Alutagusega seotuks, kui näiteks mõtled, et tahaksid rühma vanemaks näiteks saada. Miks mitte? Okei. Me vaikselt otsi kokku tõmbama. Mul on teile viimane küsimus. On see, et mis on see üks põhjendus üldse, miks peaks keegi hakkama kodutütreks või nooreks kotkaks? Kui näiteks teie sõber, kes ei ole, siis mis te talle ütleksite, et miks ta peaks tulema liikmeks? Marju? Siin sa saad palju oskuseid, toredate inimestega tutvuda. Mis veel? Huvitav. On, ja. Uus sõbrad. Ja aega võtta lihtsalt. Need on juba väga head põhjendused, mina olen täiesti nõus nendega, sest kui mina olin kodutütar, siis samamoodi oli huvitav. See on huvitav aeg. Sa kuhu sõidad, sa teeb midagi. See on huvitav ja pärast sa mõtled ja vaatad see fotod võistluses ja vaatab ja ma mäletan, see oli kuskil talvekotkastes, me olime metsas ja me olime väsinud ja nii. Jah, need mälestused jäävad alatiseks meelde. Mul on palju fotod, kus ma olime. See on väga hea, et palju, sest muidu unustab ära, kui fotosid ei tee, siis lõpuks natuke võib ära ununeda, et mis kus toimus on ju. Aga aitäh teile, et te tulite, et te jagasite enda mõtteid. Teile ka aitäh. Väga tore oli kuulata just, et mis tegelikult teie laagrites toimub, mis teie tuleviku mõtted on ja see Salga pool ka on ja kuidas te juhtimist ka tegelikult teete. Mina omalt poolt teid tänan, samuti ma tahan tänada meie sponsorit Lumioravat, kes siis on pakkunud meile seda karastavat jooki siia, mida saab ka matkadele väga hästi kaasa võtta. Ja teiega kohtume juba 2 nädala pärast. Ma loodan, et teil oli põnev seda osa kuulata ja kuuleme juba õige pea. Aitäh!